Mis on oluline, et valida endale õige keelekursus? Kuidas valida endale õige keelekursus? Selleks tuleb tulla Integratsiooni Sihtasutusse keelenõustamisse. Kõige parem on valida endale kursus, kui sa tead oma keelekursuse eesmärki. Kas me tahame seda keelt rääkida töökeskkonnas või tahame kodus sõpradega hakkama saada ühistranspordis, kohvikus, teatris, muuseumis? Mis on meie keeleõppe eesmärk? See on number 1. Järgmine etapp on see, et tuleb enda jaoks läbi mõelda, kas ma tahan õppida keelt klassiruumis või tahan ma seda teha veebiõppekeskkonnas. Kas ma tahan seda õppida hommikul, kas ma tahan teha õhtul seda või ma soovin lõuna ajal õppida. Missugune on see kõige parem aeg, millal ma soovin keelt õppida? Kui palju ma soovin aega sellele pühendada? Kas ma tahan selleks iga päev kulutada 2 tundi või 4 tundi? Kas ma tahan ka iseseisvat tööd teha? Need on olulised küsimused, mis tuleb enda jaoks ennem läbi mõelda, kui tulla nõustamisele. Aga siis, kui ma otsustan registreerida ennast avalikult veebilehe Integratsiooni Sihtasutuse veebilehe kaudu, siis tasub enda jaoks tutvuda kõigepealt tunniplaaniga, vaadata jällegi, mis ajal toimub keelekursus, kas hommikul või õhtul. Missugune on õpetaja? Kas on sobiv koht, kuhu minna? Kui te olete enda jaoks need läbi vaadanud, tutvunud tunniplaaniga, siis saate ilusasti ja kiiresti nobedate näppudega valida endale sobiva keelekursuse ja registreerida ennast. Meil igal ühel on oma elurütm ja on olemas eesmärgid. Ja vahest me peame otsustama, missugused meetmed on kõige efektiivsemad selleks, et neid eesmärke saavutada. Integratsiooni Sihtasutuse nõustajad tegelevad taolise toetusega igapäevaselt. Ehk see inimene, kes on otsustanud, et ta soovib alustada keeleõppega, pöördub meie poole selleks, et me räägiksime, missugused võimalused on olemas ja samuti soovitame neid meetmeid, mis on kõige mugavamad ja kõige otstarbekamad selle inimese jaoks praegusel hetkel. Me alustame alati sellest, et me küsime üle ja arutame selle üle, missugune eesmärk on inimesel. Ja kui see on keeleõppe teatud tasemele, siis arvatavasti me räägime ka kogemusest, mis läks hästi ja mida on vaja natuke parandada. Ja samuti me kasutame sellist mõnusat tööriista nagu enesehindamise skaala, mis aitab inimesel leida seda punkti, kust ta praegu antud hetkel alustab. Ja me siin puhul kunagi ei räägi, missugune sertifikaat või tõend inimesel on olemas, vaid me räägime sellest, kus kohas ja missugused oskused tal tõesti on olemas. Ja selleks, et see suhtlemine oleks vaba, sorav ja mõnus, selleks on Eesti Keele Majas loodud mitmeid üritusi, mis võimaldavad inimestele saada kokku, tekitada uut mõnusat eestikeelset keskkonda ja praktiseerida neid oskusi, mida õpitakse kursuse ajal.